Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Täna me ei ole siin kahekesi, vaid meil on ka külaline, kellest siis Lili korraks lähemalt räägib. Ja tere ka minu poolt. Meil on siis külas täna Hanna-Stiina Heinmets. Tere! Tere! Ja saan aru, et sina oled siis Dementsuse kompetentsikeskuse konsultant ja tegevusterapeut. Ja. Ja täna meil siis ongi teemaks siis üldisemalt selline eakate lähedaste heaolu ja sealt edasi siis räägime ka dementsusest ja räägime ka sellest, et kas dementsus on mingi vanainimeste asi või võib see ka noori puudutada. Hakkame kuskilt vaikselt minema, et teemasid on täna palju. Küsiks võib-olla alustuseks kohe sult endalt, et mis sa arvad, miks võiks eakatega seonduvad teemad huvitada ka noori? No esiteks sellepärast, et me kõik jääme vanaks. et tegelikult ega siis tihtilugu meie keha ju vananeb, aga me ise oleme seal sees ikka nagu noored endised, et muidugi keegi tunneb ennast nooremana, keegi tunneb ennast vanana, aga inimesed on ikkagi tegelikult kõik ühtemoodi. Et ma mõtlen seda ka, et eakatel on väga palju õppida, kogemust ja nendega suhtlemine on väga rikastav, nii et mina igapäevaselt suhtlen eakate inimestega ja mõtlen, et elu on palju tugevama maitsega. Teatavasti meil on ju ikkagi vananev ühiskond ja seda on ju alati räägitud ka, et kui sina töötad, nagu sa just ütlesid, peaaegu igapäevaselt eakatega, siis kas sa tunned ka, et neid eakaid tõesti ongi väga palju ja neid noori on justkui vähem? See on hea küsimus. Tegelikult jah, praegu antud hetkel lihtsalt ühiskonnas on kuidagi nii, et nii ühed kui teised sihtgrupid on kuskil peidus, et kõik on kodused. Et sa ei näegi neid välja arvatud kuskil poes või kontserdil, aga noh, mina mõtlen nii, et eakatega tuleb eraldi tegeleda ja nendele samamoodi, kui me oleme noortele üles ehitanud igasugused süsteemid, kus nad saavad koos käia ja vaba aega veeta ja haridust ja kõike muud, et samad vajadused on ka eakatel, et koos käimine, õppimine, et kõik on samad ja miks mitte neid tihtilugu võiks ka ju võimida, et teha nagu ühiseid üritusi, et see kogukonnapõhine ja põlvkondade sidusus on tähtis. Võib-olla ma nüüd nagu ütlen karmilt, aga mulle endal on kuidagi hakanud tunduma, et Eesti ühiskonnas võib-olla nagu liiga vara nii-öelda kantakse eakad maha just võib-olla lähedaste enda poolt, et see, et kui eakal on mingi probleem, kas siis vaimselt või füüsiliselt, siis pannakse see sinna arvele, et aga see ongi ju vanaduses normaalne ja nagu ei tegeleta sellega nii-öelda, et mis see põhjus on ja et äkki saaks ravida, et kuidas sulle tundub, kas on seal mingi tõepõhi all, et me nagu vähe tegeleme nende probleemidega, mis eakatel võivad olla? Ja ma saan aru sellest küsimusest, aga mõtlen, kuidas vastata. Et ma arvan nagu seda ka, et üks asi on see, et võib-olla nagu pole teadmisi, kuhu poole pöörduda ja pole nagu märkamist, et mis on üldse nagu probleem. Et üldistatakse kõiki asju tõesti nagu eakuse arvele, aga no seda ma kindlasti kohe ütlengi, et dementsus näiteks ei võrdu vananemine. Et vananemine võib olla küll nagu üks riskitegur, et eakatel võib esineda dementsust rohkem, aga see ei võrdu. Aga teine asi, mis ma tahan kindlasti juba lisada, on ka kultuuriline eripära. Et see on teada, et eestlased on teistsugune tõug. et me oleme kinnisemad ja meie kultuuriline eripära on see, et minu tervis on minu asi ja ma ei räägi sellest kellelegi ja üldse meie pereasjad on meie asjad. Et see kindlasti määrab ka tegelikult meie enda heaolu. Et kui me oleme kinnised, siis me ei räägi, ei küsi abi ja siis meil on veel see moment, et no mida te oskate mulle öelda,
et noh, et millest te siis oskate nüüd mind aidata. Ja noh, et see selline nagu natukene nagu hinnangulisus inimestele endale, et meil ei ole umbes piisavaid spetsialiste või piisavat abi või mida nemad ka teavad. Et ja siis nad tegelikult ja siis inimene jääbki nagu üksinda depressiooni sinna jorisema sinna koju oma hädadega. et ega see pole niisama kuskilt laest võetud, et pool muret või et jagamine on pool muret, eks ole. Et tegelikult väga tähtis inimesed peavad aru saama ja teadvustama seda, et tõesti jagamine ja rääkimine oma muredest, noh muidugi mitte nüüd otseselt nagu igale ühele, aga no nendele ikkagi kes kuulaksid, meil on neid kohti küll ja küll nüüd infoliine ja tugigruppe ja erinevaid, ütleme ka selliseid liite või ühinguid erinevate probleemidele. Et kus saab jagada oma muret. Kuidas üldse, kui me räägime aitamisest, siis kuidas näiteks mina indiviidina või kui näiteks ongi mul vanaema või vanavanaema või keegi, kuidas meie saame näiteks lastelastena pakkuda paremat elu oma vanavanematele? Jah, väga hea küsimus. Et ma mõtlengi, et see kogu aeg muidugi rääkida sellest COVIDist ei ole ka võib-olla nagu hea, aga siiski võib-olla see on hea selles osas, et näha, võrrelda seda, mis oli enne seda, mis oli selle ajal ja mis on siis praegu järgi nagu kui see aeg on läbi. Et tegelikult me näeme neid tulemusi ja me tunneme seda ka, et ma ei tea, kuidas teil on, aga mina nagu tunnen, et tegelikult nagu see ei ole taastunud paljuski see läbikäimine oma suguvõsaga või tutvusringkonnaga. See on väga halb. Et see nagu kontaktid katkesid ja nende ülesehitamine on keeruline. Võib-olla mida ma tahan öelda, et on hästi tähtis peresuhetes hoida kontakte ja neid peresuhteid nagu hoida. Et nii ühtepidi kui teistpidi. Aga eelkõige muidugi vanemad laste suunas. Et vanemad laste suunas on vaja oma lastega kontakti hoida ja nendega nagu hoida sidet ja nende eest nagu vaimselt hoolitseda ja siis tulevad lapsed ka paremini. Ja ma olen ju hästi palju tegelikult kuulnud ka, kus just vanemad inimesed ütlevad, et ma ei taha tülitada ja minu meelest see tuleb nagu, ma olen peaaegu igalt vanemad inimesed seda kuulnud, ma ei taha umbes pinda käia ja et mul ei ole midagi. Ja muidugi seal on oma selline moment ka, et ega ükski suhe ei ole hea, kui seda üle doseerida ja tõesti nagu liiale minna. Aga aeg-ajalt ikkagi helistada, hoida kontakti ja minu meelest on hästi tähtis traditsioonid, et kus nagu sünnipäevasid peetakse, ei pea olema alati kõik nii suur, aga tullakse kokku, jõulud, kõik igasugused tähtpäevad, nii et selline kooskäimine on hästi tähtis peres, ja kõik need uued vanavanemate päevad ja kõik need ka meie jaoks on uued, aga ma arvan, et need on olulised ja need peaks tähistada. Ja mulle nagu õudselt on nagu, meeldib ka nagu ütlema, et käia koos vanavanematega, pakkuda neile nagu abi, ma ei tea, poes käimisel, seenele viia neid mere äärde, pakkuda võimalust näiteks surnuaedades käia neile, sest neil on kindlasti see oluline, et neil on võib-olla transpordiga, et noortel on ju kõigil takumiku all see auto, et pakkuda nagu seda võimalust, aga sellised asjad on olulised. Sellest võib-olla nagu räägitakse rohkem, et ikka on seda, et räägitakse terviseprobleemidest, mis võib-olla eakatel on, aga mul on tunne, et just see nagu vaimne tervis on hästi tähelepanuta jäänud või kuidagi, ma ei tea, kas see on see, et see generatsioon on harjunud kuidagi endasse hoidma. Näete te ka, et see on nagu mingi suur probleem, kust võivad võib-olla ka sellised asjad nagu dementsus näiteks tõukuda? Nojah, et
selleks, et dementsus välja kujuneb, peab olema hästi palju neid erinevaid asju kokku langenud ühte hunnikusse. Aga kindlasti on see vaimne tervis ja ütleme, kui töö lõpeb ära ja inimene jääb pensionile, väga suur tähtis roll, sellepärast et eestlasele ja üldse meie ühiskonna inimesele on töö nagu tegelikult identiteedi osa. Me iga päev jookseme tööle, oleme hästi kaua tööl ja siis me jookseme koju ja siis me teeme seal kodus veel tööd, mõtleme kogu aeg tööst. See on meie nagu põhiolemus on töötamine. Ja siis nädalavahetusel ka me puhkame ja siis lähme tegelikult maale või kuskile suvilasse, teeme tööd. Et aga see sotsiaalne ring, mis on nagu seotud inimestel tööeluga, need tegelikult on ka nagu meie nii-öelda suhtlusvõrgustik ja nii-öelda teine pere, eks ole. Ja kui ma nüüd jään sealt nagu pensionile, siis väga-väga suur protsent minu kontaktidest võib ära langeda. Ja kui ma olen juba võib-olla üpriski eakas ja ma ei olegi suhelnud tegelikult ja hoidnud ka võib-olla mingeid sõprussuhteid, et nende eest tegelikult peavad ka inimesed veel ekstra eraldi hoolitsema, et kui sul on peresuhted, siis sul on töösuhted ja siis, et sul oleks veel sõprussuhted. Sest kui sul töö ära kaob, siis ongi see, et siis ongi ainult pere ja siis võibki tunduda ka see, et see lastele see ülemäära palju see suhtlemine võib hakata olema, eks ole, mis omakorda ja teine äärmus on, et sul peaks olema ka omaealiste suhtlusvõrgustik ka. Et vaat siis see on keeruline neile, et kuidas seda nüüd siis 80-aastased üleöö tekitada. Et aga tegelikult siis ikkagi muidugi see ongi ju ka probleem, et selles eas juba on ju paljud sõbrad võib-olla ka surnud, eks ole. Et neil on palju leina, neil on palju muret, aga ma mõtlen, et meil on ikkagi igal pool olemas ka sotsiaalkeskused, eakatele erinevad kohtumised. Et meil on ka kodulehel dementsus.ee siis olemas soovitusi vaimse tervise hoidmiseks väärikas eas. Et see on väga hea, see on aasta aega tagasi tehtud brošüür ja meil on näiteks just praegu, vist veel on, ma praegu jää vastuse võlku, aga kas see Tallinna Tervishoiumuuseumis, kas see vananemise näitus on veel olemas, et see vist ikka veel kestab, ma usun, et selle raames me selle tegime, ma tellisid selle meelt, aga see on üpris hea, sest et vaimse tervise soovitusi on just nagu noortele ja täiskasvanud tehtud, aga mitte eakatele, need me tegime siin ja siin on näiteks täpselt see plokk, et mida siis teha, näiteks mujal maailmas on väga popp ikkagi minna ka vabatahtlikuks, näiteks kui sa oled nagu pensionil ja sul on palju vaba aega, et nii edasi, ja et see aktiivsus on tegelikult päris oluline ikkagi ka. Ja just, et aga ma usun, et meie eakad on üpriski aktiivsed just väga paljud, et meil on ju tohutult inimestel ikkagi see aiandus ja kõik selline ikkagi nagu väga tähtis ja loomad ja lapsed ja liikumine ja meil on nii palju ikkagi mereäärte võimalust ja järvesid ja jõgesid ja et selles mõttes ma arvan, et meie eakatel on meie kultuuris ja looduses palju teha, et just metsas käimine ja ma arvan, et seal võib-olla on lihtsalt tõesti see, et kui on terviseprobleemid juba, et üksi enam ei julge nii minna, et siis on hea kellegiga koos minna, et see looduses viibimine. On ka üks teema, mille pärast me siin oleme tegelikult palju arutlenud ja ka nii-öelda südant valutanud mingis mõttes on nii-öelda eaka lähedase hooldekodusse paigutamine. No juba see termin ise on siuke, et võtan kellegi oma kodust ja panen kuhugi mujale ja siuke raske teema. Samas mulle tundub, et vist Eestis ikkagi selline suhteliselt levinud või just see, et ühel hetkel lähedased tunnevad, et neile käib see nagu üle jõu, et nad ei saa enam ise hakkama. Ja ka see inimene ise ei saa ise hakkama. Mis need nagu parimad lahendused siis on, kui lähedased tunnevad, et on vaja nagu kõrvalist abi ja kuidas me peaks nagu suhtuma hooldekodudesse? No mina kindlasti tahan seda öelda, et ega Eestis ei ole kindlasti see ühiskond võib-olla mõnes heaoluriigis, et ma täna umbes enam ei viitsi kodus elada, et ma lähen hooldekodusse et meie jälle kultuuriline eripära on see, et meie inimestel on väga
soov võimalikult kaua kodus elada, et kodu on meie kindlus ja keegi nii naljalt Eestis ikkagi hooldekodusse elama ei lähe. Et selleks peab olema ikka äärmine vajadus. Et muidugi see on nüüd küsimus, et kas kõik ikkagi nagu küsimused ei oleks ületatavad kodus, et võib-olla see on küll ikkagi veel, et mõnikord tõesti, kui oleks veel paremini korraldatud koduteenused, saaksid inimesed kauem elada. Et meil tõesti ikkagi võiksid veel rohkem koduteenust arendada. Et kui me räägime eriti veel mäluhäiretega inimestest või sellistest kodus elamise probleemid just dementsusega inimestel, et siis mina näen seal kindlasti suuri arengukohti. Et palju võimalusi on arendada teenuseid, mis aitavad kodus elada pikemalt. Et siin näiteks just sellised küsimused, millega meie kokku puutume, et kus on päevahoiuteenus, ja see päevahoid iseenesest ka, et ei ole alati nagu lihtsalt see, et teeme ühe ruumi ja paneme pusle laua peale, siis see kõigile sobib. et see peab olema ka nagu sisustatud nendele inimesest, et sinna me tavaliselt ikkagi ootame selliseid inimesi veel, kes on toimekamad ja nemad tahavad ikkagi nagu sellist omale võimete kohast sisu. Et on tagasisida, et lihtsalt päeva võib-olla hoidudest olnud, et me läksime sinna, aga meil ei sobinud. Ja siis tegelikult et neid võib-olla ka neid päevahoiu tasemeid on erinevaid, et neid päevakeskuseid. Kindlasti on see suur teema minu jaoks, et kui diagnoos tuleb üks päev ja päris varakult tuleb, siis tegelikult võib-olla 7-10 aastat selleni, kui ma üldse vajan päevahoidu sellisel viisil, näiteks kus mind viiakse või tuuakse, aga mis toimub seal 7 aasta jooksul vahel. Et alguses ma võib-olla käin küll päevakeskustes iseseisvalt inglise keeles, ma ei tea, mis ringid seal erinevad on, rahvatantsud või koorilaudud või niimoodi. Aga kui ma näiteks ei ole ma vaimsete võimekuste kohaselt enam nagu nendesse sobima, ma kukun sealt välja, aga need päevakeskused või need eakate päevakeskused ei rehabiliteeri või ei kaasa mind kuidagi enam mäluhäirega tagasi. Et nendele inimestele suunatud sellist nagu huvi ja ühistegevusi ei ole reguleeritud. Meie nüüd kompetentsikeskuses oleme alustanud selliseid mõnes kohas, mõne kohaliku omavalitsusega, me nimetame neid mälukohvikuteks, aga need on tegelikult hetkel siiski nagu üliväikses doosis, mis tegelikult neid oleks vaja. Ja siis aga mis puudutab üldse nagu omastehooldajaid, kes on ikkagi 24/7, see on suur probleem, et mis on nende vajadused. Ja see ei ole alati nagu lahendus, et kui lähedased tulevad küsima abi, et mis on teile meile pakkuda, et me elame siin kodus, et siis teil on hooldekodu variant, et pange sinna. Et kui ma ei taha, kui ma tahan, et ta on kodus, ma olen, tegelikult meil on võimekus, et ta kodus on, meil on keskkond isegi olemas, et siis on see, et kuidas me saaksime neid peresid aidata, et nad kodus saaksid natuke ka puhata ja ka natukene oma elu elada. Et neid teenuseid meil ikkagi pole piisavalt, et on alles alustatud, näiteks siia võiks tulla juurde intervallhooldusteenused ja ka sellised igapäevased, kas nimetage need siis seltsilisteks või pausiandjateks, et ma saaksin näiteks minna täna tõesti sünnipäevale või lapselapse näiteks lõpetamisele, et mul on vaja kedagi, kes tuleks paariks tunniks ja et ma tulen tagasi, siis ta mul ikkagi ka veel on siin, et ei ole kukkunud või ära läinud või maja põlema pannud,
et noh, inimestel on erinevad vajadused ja kedagi survestada nagu või öelda, et vaata, et nüüd sa pead juba panema hooldekodusse, ei tohiks, et iga inimene jõuab ikkagi omas nagu momendis selleni, kas ta siis paneb või ei pane. Aga me peame nagu toetama neid sellel teekonnal. Et see on nagu tähtis. Jah. Palju on üldse neid vanureid, kes ise ütlevad, et ma ei taha enam, ma ei tea, teil siin kaelas olla või et ma olen ise nagu kuulnud seda, et ma lähen vanade kodu ära, et ei puutu nendega kokku kahjuks. Vale inimene, kellega. Ei, ma mõtlesin, et äkki on ka selle kohta midagi. Et ma ei ole selles mõttes sotsiaaltöötaja, sotsiaaltöö osakonnas kuskil, et mina puutun ikkagi kokku igapäevaselt ainult dementsusega. Okay. Ja ma puutun kokku nagu just ütleme sellistega algava võib-olla tavaeakatega, aga sellises teistsuguses momendis, kus nad iseseisvalt veel käivad mul seal mälukohvikus, nii edasi, et sellist, kuigi ma olen töötanud haiglas, Diakoonia haiglas töötasin 11 aastat, et ütleme nii, igal juhul, kui inimene sattus ka sinna nagu mingil muul põhjusel, võib-olla mingi traumajärgselt tuli kuskilt operatsioonilt või midagi ja tal oli selles mõttes kõik teadlikkus, kus ta on ja mis ta teeb, igal juhul inimene tahtis koju minna. Et selles mõttes sellist, ma ütlen juba, nagu ma enne ütlesin alguses, et sellist asja väga ei ole, et keegi läheb sinna turismi puhkusele. Seda ei ole meil. Võib-olla vaikselt liigume ka rohkem sinna dementsuse poole peale, just mõtlen selles osas, et kust siis läheb see nii-öelda piir asjade osas, mis on nagu normaalne vananemine, just eriti võib-olla mälu on see nagu kõige keerulisem küsimus seal, et millal see on nagu lihtsalt ongi normaalne, et siukseid asju unustatakse versus siis, et me saame rääkida, et tundub, et võib olla mingi probleem, millega peaks tegelema. Jaa. Dementsusel on ikkagi nagu sellised peamised probleemid ja sümptomid on kognitiivsed ehk selle dementsuse põhiolemus on see, et see info, mis ma nagu sisse saan endale läbi siis silmade, kuulmise, nägemise, maitsemeele, tunnetuse, mis mu ümber on, kehataju, siis ma ei suuda seda tõlgendada ja sellele vastust anda. Et see on ka nii, et ma hakan nagu, ühest küljest me arvame, et dementsus on seotud nagu mäluhäirega, aga alati ei ole. Et sellel on väga palju erinevaid alguspunkte. Ta võib hakata nägemisest, ta võib hakata kuulmisest hoopis pihta, et ma ei suuda nagu enam sellele, mis ma näen, tähendust anda, ma ei suuda reageerida, sest et see infovahetus minu ajus enam on kuidagi moodi nagu takistatud või hakitud. Nii et ma ja kõige hullem ongi siis ka veel see, kui on see tõesti see mäluhäire seal, et ma ei suuda enam meelde jätta lühimälus kõik, mis meie nii-öelda töömälus või lühimälus on, mis just nagu juhtus või just nagu rääksime, see kõik üldiselt nagu ei talletu sinna pikemaks ajaks, mis meie jaoks on vajalik, siis ütleme päev ja 2, isegi nädal, eks ole, et meie ise, kui me hakkame mõtlema, et kas sa mäletad, mis sa nädalaga tagasi tegid, aga ei mäleta, kas pead kalendri välja mõtlema, et see on kõik selline ebaoluline, aga samas, kui mul on nagu ikkagi teadmine, et nädalaga tagasi umbes käis mul keegi külas või käisin arsti juures või ma umbes tean, et ma pean minema kuskil, eks ole, nüüd lähipäeval, täna ma tulin ka siia, ma veel täpsustasin üle, et aadressi, kellaaega, eks ole, et ma teadsin, ma pean tulema, et see siiski püssis mul kuidagi ju meeles, eks ole, see on lühimälu, eks ole, selline töömälu. Aga dementsusega inimesel ei jää enam üldse mitte midagi meelde. Nii et mille peal ta toimetab üpris kaua on kaugmälu. Aga kaugmälu tähendab seda, et see on seotud mingi tugevamate emotsionaalsete mälestustega, kus ma nagu abiellusin, kui ma käisin
kuskil tööl ja see töömälu võib ka olla, et ma kunagi töötasin võib-olla insenerina kuskil, eks ole, et õppisin ja töötasin tehases, aga hilisemas elus olin võib-olla kuskil valvur ja niimoodi, et need juba ei jää meelde, et ikka nagu ja teinekord võib olla see mälu mõjutatud ka näiteks sellest, et see kustub rohkemgi ära kui eilne ja üleeilne päev ja nädal aega tagasi, et see järjest kustub 10, 5, 15, 20 aastat ära, nii et seal võib olla ka nii, et tuleb tütar, eks ole, ja küsib, et sa tead, kes ma olen, et kas sa tead, et sul on tütar ja ta ei teagi, eks ole, et tal tütar on, ta elab võib-olla liigubki sellesse aega, kus ta oligi noor ja insener ja õppis alles ja elabki, toimetab selles ajas, et see mälu nagu kustub nagu ära. Aga see on nagu üks sümptom ainult, et dementsus toob kaasa ka kõnehäireid, orienteerumise, ajatajuhäireid, kõik, mis puudutab käitumist ja selliseid nagu, kuidas ma ütlen, konteksti ja eetikat võib-olla, et kuidas ma kuskil seltskonnas räägin või olen või et ka selliseid võib ka kaasa tuua psühhiaatrilisi või psüühikahäireid selliseid, et ma võin ka kuulda midagi ja näha midagi, mis tegelikult nagu ei ole teistele nähtav. Nii et selliseid paranoiasid, et mul näiteks on ka seotud mäluga, et mul oli siin see telefon, on ju, nüüd seda siin ei ole, aga sa võtsid ära. Aga tegelikult, kuna see mälu oli, mälupilt on võib-olla meeles, et see oli siin 2 päeva tagasi, aga ma ise võtsin tegelikult selle ära, aga nüüd seda ei ole, siis ta võtab ära ka selle haiguskriitika, et ma ise olen asjades süüdi. Et dementsusega inimene tavaliselt ei näe ennast. Ta nagu loogiliselt aju toodab talle seda, et kui siin ei ole, siis keegi on selles süüdi, aga sinna enam ei kuulu ta ise. Et ta nagu rahakotis oli 10 eurot, tegelikult ta käis poes, ostis sealt midagi ja pärast hakkab vaatama 10 eurot kadunud, kus te panite, aga te ei mäleta, et poes käib, et siis hästi palju tuleb sellel pinnal nagu lähedastel probleeme ja mõnikord hakatakse ka nagu mälupildid tulevad, et tal olid ka seal kapis olid ühed asjad kunagi, kus need asjad on. Aga tegelikult see oli 1984, kui tal need asjad seal kapis oli. Vahepeal ta on ise 7 korda seda kappi puhastanud, aga dementsus on selle ära võtnud selle mälu, mis ta hiljem tegi ja tal tuli see, et tal olid seal asjad ja nüüd ime lähedasena talle kuskilt võlu talle need välja, eks ole. Et siin on see küsimus, et kuidas sa siis sellele kõigele nagu nüüd vastu paned, eks ole, ja mis siis sellega teha, et neid dementsuse sümptomeid on siin kirjas meil selle dementsuse voldiku taga, mis on ka kõik materjalid on meil dementsus.ee siis tasuta saadaval. Ma mõtlen, ma tuletan meelde, et mis meil need sümptomid siis veel olid. Näiteks raskused, vaat siin on täpselt see küsimus, mis te enne ka küsite, et hooldekodusse minemine, et kui on juba tegelikult välja kujunenud, ütleme, kui on 1 või 2 sümptomid, siis me ei räägi dementsusest, siis me räägime kergest kognitiivsest häirest. Ja ma just selle voldiku olen maha unustanud. Meil on 7 voldikut, aga ma praegu autost haarasin kaasa. Kerge kognitiivne häire, aga kui on juba väga palju sümptomeid ja arst on juba vaadanud ja uurinud, et mingi dementsuse vormi juba välja uurinud, et siis see on ikkagi juba siis, tõesti, kui siin on rohkem kui 5 sümptomit. Aga kui see on juba välja kujunenud, dementsus, siis tihtilugu ma näen, mida siis hakatakse peredes ka tegema, et kas sa tahad hooldekodusse minna, et see inimene ei oska enam sellel hetkel enam otsustada, sellepärast, et sa tahad otsustada nagu kaasata ja aga muidugi, kui nad küsivad seda selliselt väga keerulise juba kaugel arenenud dementsuse puhul, see inimene mitte midagi muud ei ütle, et ei taha. Sest ta ei tea enam oma olukorda, ta ütleb, et teil on probleem, mul ei ole probleemi, ta ei tea, kui ta ei pea ohutusest kinni, keegi ei saa temaga koos elada, ta on ohtlik iseendale oma võib-olla kaootilistest tegevustest unustamises, ta võta ravimeid, ta ei oska süüa, ta ei joo enam, sellepärast et dementsus
võtab ära ka selle näiteks tunnetuse momendi analüüsi, et kas ma olen söönud või joonud. Mul on kogu aeg tunne, et ma ju tegin seda, aga see sama asi, et see kunagi sõi, aga mida see täpselt oli, ei mäleta. Ja siis, kui sa küsid, kas sa oled söönud, joonud, jaa, olen. Aga tegelikult see, ta ei mäleta enam, sa ei saa enam uskuda, mida ta räägib. Ja siis ta ütleb, kas sa saad hästi hakkama, jaa. aga tegelikult tal on kütmata, ta on söömata, ta on pesemata, ta ei leia enam külmkappi, ta ei tea, mis asi külmkapp on, et kas sa oled söönud, aga siis teed külmkappi ukse lahti ja vaata, et seal on kõik puutumata halvaks läinud, sest ma ütlen, näe, vaata siin, eks ole, on toidud, seal oli toit või, et ta ei teadnudki, et külmkappis on asjad enam, eks ole. Nii et see ongi see küsimus, et kui on juba nii kaugel asi läinud, et kes seal tulebki siis vaadata, et kes siis ja tagab selle, mis ta vaja on, ta ise enam ei taga. Aga nüüd on nagu see küsimus, et kas sa tahad hooldekodus, selline inimene ütleb, et loomulikult ma ei taha, et siin pigem on vaja nagu siis hinnata ära seda tema terviseseisundit ja kui see tõesti ei ole nagu enam võimalik, et siis pigem nagu teha seda teistmoodi, et vaata, et näed, et sul on valik, kas võtta need asjad kaasa või need asjad, anda valikuid, aga võib-olla mitte selles mõttes et see on muidugi oleneb see kõik sellest olukorrast ja situatsioonist ja nii edasi, et muidugi kedagi vastutahtmist kuhugi ei tohi viia, aga peab olukorra tõsidust kaaluma. No kui näiteks oletame, et on olukord, kus siis kas minu vanaemal või vanaisal ma leian selliseid sümptomeid, mis võivad viidata dementsusele, ja ma kuidagi peaksin seda talle nüüd nagu serveerima, et mul on tunne, et sul nagu on midagi, siis tundub minu jaoks hästi nagu õudne ring, kus olla, et kindlasti see vanaema või vanaisa ütleks, et ei, mul pole midagi viga, et kuidas ma siis üldse saan talle abi pakkuda, kui ta võib-olla ise ei tunnegi, et tal seda vaja oleks? Kindlasti need hetked, kui inimene näiteks pöördub alguses näiteks kui su vanaisa vanaema peaksid kunagi tulema esimesena ise su juurde, et tead, mul on see tunne, et mu pea ei ole endine, mida ma näen, et inimesed tegelikult juba ammu annavad ise märku, aga vaat siis mul on endal see kogemus lihtsalt. Et siis ma et ma oma lähedase dementsust ei märganud, kuigi tegelikult sümptomid olid juba ammu ja ta isegi ise andis võib-olla ka sellest märku. Et kui ta tuleb ise ja näiteks on väga tihti, mida eakatega ütlevad, mu pea ei ole endine, et siis nendele asjadele tuleb väga suurt tähelepanu pöörata, sest siis on nad just ise veel valmis midagi ise tegema ja kuhugi pöörduma. Et kui ta ise nagu tajub seda, et midagi, ja muidugi see stigma on suur. Mehed eriti Eestis on see, ma lähe kuhugi arsti juurde, nad paneme lolli templi otsa ette. Et mida meie saame ühiskonnas ära teha, on see, et me ei stigmatiseeri dementsust, me ei kasutaks näiteks sõna dementne, mul on siin rinnas dementsuse sõprade märk, dementsuse sõbrad on siis need, kes ühiskonnas annavad infot ja näiteks räägivad sellest, et kui keegi ütleb näiteks, mina muidugi olen selle suuremal määral eeskonnale, aga et näiteks kui kuskil artiklis või ka täna näiteks siin, et te olete tublid, ei ütle dementne, et me räägime dementsusega inimestest, et sellepärast, et kui ma, iseenesest eesti keeles on ju õige öelda, milline dementne, aga see sildistamine, see on stigmatiseeriv, see ei ole minu välja mõeldud, see on juba mujal riigis ka, näiteks Inglismaal ei öelda demented people, öeldakse people with dementia, et inimesed, kellel on dementsus, sellepärast, et ja Eestis ma olen ka kuulnud seda selliselt, et inimene ütleb, et kui sa räägid sellest nii, siis sa määratled mind selle haiguse seisundi järgi, aga ma olen rohkem kui dementsus. Et see on lihtsalt üks haigus mu küljes, aga ma olen veel rohkemat, et ma olen ikkagi mina, kellel on dementsus, kellel võib olla mingi muu haigus, et mitte niimoodi, et need ongi nüüd need, kellel on, et siis need nagu kaob nimi ja inimese väärikus ära ja nad on nagu kõik ühtemoodi, ja siis hakatakse neid hooldekodus ka kuskil nagu karjatama nagu mingisugused, kõik, seal on kõik lehmad või seal on kõik lambad või et see ei ole nagu inimesed, et seal on kõik dementsed.
et no see on jube tegelikult. Et seda tegelikult kuuleb päris palju. Ja seda kuuleb ja sellepärast, ja kui me niimoodi räägime igapäevaelus, siis tegelikult need inimesed, kes on algus sellel teel, ei tahagi seda kuulda, sest see kõik on nii jube, sest see mul tuleb praegu ka külmavärinad selle peale, sellepärast, et ma sisenen mingisugusesse sellisesse maailma, kui ma saan selle, millel ei ole mitte mingit tulevikku, mitte mingisugust helget nooti, see on üks kannatuste rada. Aga kui me nagu hakkame sellest räägima, et see on okei, mäluhäirega saab ka elada, meil on üks vidinaid, nutimaailm, jälgime, turvame, sest tegelikult mida nad vajavad seda, et ma oleks turvaliselt, ma ära ei kaoks, nii jube külm pakana on. Et kui ma ütlen, et tead, mul on mäluhäire, ma ei taha enam poodi minna, siis ma kardan, ma ei leia kodu ülesse, et see oleks nagu turvaline sellest rääkida. Et siis eile oli nii armas üks tugigrupp oli, kus sattus tegelikult lihtsalt üks kogukonna inimene. Ja ma küsisin, kas et ta tahtis ta oli nagu seal üksinda, meil ei olnudki väga kedagi muud tulnud ja meil oli tore vestlus selle üle, et ta on kogukonna inimene, et kas ta tahtis teada, kuidas võib-olla ise ennast hoida. Eakas inimene oli ja siis ma ütlesin, kas ta olete üldse dementsusega inimestega kokku puutunud. Siis mul oli naaber. Et siis et tal oli niimoodi, et ta tuli nagu uksest välja oma maja ette, eramajas elas. Ja siis ta hakkas hüüdma, et aidake, kas te saaksite mind koju viia. Ja siis ma pidin oma aiast ära tulema, tema aeda minema, et teda 2 meetrit tagasi uksest sisse viia. Et see on nii tore, et et kogukond nagu toetab üksteist ja kui inimene nagu vajab abi, et siis läheb talle appi, aga muidugi siin ongi nagu see küsimus, et vahel on nagu see moment, et lapsed ei näe, naabrid näevad enne. Et siis siin on ka, mida ma kindlasti nagu ütlen, et kui naabrid näevad, tuleks anda siis kohalikele omavalitsused sotsiaaltöötajatele teada, et teate, minu naabril on kogu aeg kärsahais, tuleb sealt korterist või ma näen, et ta läheb kogu aeg talvel sussidega välja, et lapsed tulevad teinekord, küll on tund aega ja nad ei näe seda, sest et see dementsus on varjatud. Aga naabrid näevad palju ja siis tuleb nagu ikkagi julgelt nagu, kui ei taha ise nagu lähedastele öelda, võib-olla mõnikord ei ole nagu võimalik, ei tea numbritki, võib-olla välismaal, et siis sotsiaaltöötajad, see on tegelikult kogukonna vastutus, sest et esiteks, nagu ma enne rääkisingi, ta võibki olla seal pikalt söömata, joomata, kukub või siis ta võib olla oma tegevuses teinekord selline ettearvamatu ja see tulekahi võib olla ka nagu mõni on nii, et ta on nii agar kütja. Nad hakkavad kütma, nad ei tea enam, mis aeg on. Kütab sama tugevalt, nagu praegu oli jaanuar-veebruar, samamoodi palava suvega. et see on naljakas on ju rääkida, aga tegelikult on see on ka üks dementsuse sümptom, eks ole, et tal on see ajataju nagu segamini. Ma ikkagi mõtlen nagu, ma tulen tagasi selle küsimuse juurde natuke nagu teises. Mul läks juba küsimus meelest. Ma just mõtlen ise, et ma olen nagu lähedalt kokku puutunud olukorraga, kus oligi nii, et keegi ei märganud nagu midagi ja lõpuks oligi et tundus, et ongi kogu aeg ju selline inimene, aga siis järsku tulid mingid kahtlased nagu noodid, et kas ta unustas midagi nii ilmselgelt ära, mis kunagi nagu meelest ei läinud. Ja kui temaga sellest nagu kuidagi vihjates rääkida või kuidagi, siis ta solvuski, et kuidas me arvame, et ta on mingi hull. Et mis ma siis nagu teen, on ju, et ma ei saa ju, mu nagu südametunnistus ei taha jätta seda inimest, et okei, et las ta nüüd olla, on ju, aga samas ta ei lase ennast aidata. Jah. See on väga suur probleem, et nüüd, kui me enne rääkisime sellest, et kui inimene ise veel märkab, aga nüüd ma unustasin, vabandust vahepeal. Sai juba ühe pool ära kaetud. Et ja see tegelikult ongi meie Eesti praktika, et me varast dementsuse algfaasi kergelt kognitiivset häiret ei märka. Me tegelikult märkame seda siis, kui on juba järgmine aste. Ja siis on võib-olla juba nüüd see, et see inimene, see haiguskriitika kadumine on ka üks siis dementsuse sümptom. Mõnel see tõesti nagu säilib veel. See on harva esinev siiski. Nii et siis hakkabki see häda jällegi,
et võt, nüüd kui on juba see kadunud, siis mida me tahame lähedastena teha, et me tahame talle selle selgeks teha, et tal on haigus. Ja meile väga armsasti väga mitmed inimesed on tulnud nõustamisele ja eesmärgi mõtlen oma ema või isa kaasa, kas te saaksite talle selgeks teha, et tal on see haigus. Ise ei taha seda teha. Siis minu asi, no ma väga toredasti oleme need kõik oma meeskonnaga vastu võtnud, kuulanud neid, aga tegelikult ainukene, kellele me midagi selgeks peame siinkohal tegema, on lähedane. Et ja see on väga suur šokk tegelikult tavaliselt seal see laua taga sees. Noh, me oleme teinud seda, on tugigruppide seda tulnud, aga meil on ikkagi sellised juhtumid tavaliselt tulevad siis personaalsele nõustamisele, mida me pakume ka tasuta inimestele. Ja võt siis on see, et seal nagu me näeme tegelikult seda, et haigus on majas, diagnoosi otseselt tegelikult veel ei ole, on ju, ja siis see lähedane nagu on eitanud seda kogu aeg ja siis ta seal laua taga jõuab siis sellesse faasi, kus ta nagu, me aitame ta siis sellesse, et sa ei saa teda enam nagu talle seda teadmist pähe panna, et tal on haigus, et see on muutumatu üldiselt. Ja siis tuleb seal muidugi see šokk, eks ole, et oh my god, eks ole, mis nüüd saab, on ju. Ja no lihtne see ei ole, see diagnoosini saamine, sellepärast, et tema ei ole nõus minema selle probleemiga. Ta ütleb, et sa võid ise minna, sul on enda see probleem. Minuga on kõik korras. Tal on kõik super hästi, on ju. Ja, et siin mina nimetan, mõni nimetab seda nipitamiseks, mõni nimetab seda valgeks valeks, aga mina ütlen seda selliselt, et sa ei saa enam inimesele anda informatsiooni sellises mahus, mida ta ei suuda analüüsida. Siis ma alustasin sellega, see haiguse olemus on see, ma ei suuda seda info tulva, mis te mulle annate, analüüsida. Ma suudan ainult siin mingite teatud lõikudena seda võtta ja kui te näiteks kui nüüd sealt otsida üles mingisugune krooniline haigus, mis tal on juba kaugminevikus, südahaige, põlved haiged, ma ei tea, et neid tuleb ka käia arsti juures, eks ole, ikkagi nagu kontrollimas. Et siis ikkagi arsti juurde peab minema, just selle, ikkagi alguses ma prooviksin igal juhul ikkagi proovida rääkida sellest, sellepärast, et kui inimene saab sellest aru, siis me saamegi seda serveerida selliselt, et kui sa praegu oled nagu nõus minema, siis me saame midagi teha selleks, et seda lükata edasi, seda süvenemist. Ja selleks meil on ikkagi Eestis, kui me räägime Alzheimeri haigusest, siis meil on ikkagi seal mõned ravimid, mis ei ravi välja, aga nad annavad elukvaliteeti juurde, et lükkab seda süvenemist edasi. Et kui me saame haiguse saba otsast kinni väga varases, siis me saame nagu meditsiiniliselt ikkagi midagi selle tervise jaoks ja elu jaoks, tema jaoks ära teha. Kui me magame selle maha, siis mitte me ei ütle, et see magamine maha, vaid kui kriitiline see ajavahemik siis on? Üldiselt, kui me räägime Alzheimerist, siis seal ikkagi see tuleb aeglaselt ja see kulg on aeglane, aga see kõik sõltub erinevalt inimesest. Et see on igaühel erinev, aga igal juhul siis, kui sa juba näed, et need sümptomid on mitte normaalsed ja need on nagu ikkagi haigusele viitavad, siis tuleb ikkagi tegutseda ja proovida see kontakt saada, et ehk ta on nõus rääkima sellest, anda muidugi ka aega seedida, et kõik ei pea olema nii, et täna ütlesin sulle, et sul on sümptomid ja homme juba olema arsti juures, et inimesel on vaja ka aega natukene proovida, rääkida rahulikult, mitte süüdistavalt, vaid mitte minna vastanduda, vaid nagu toetada, et me saame ehk siis saba otsast kinni ja me saame midagi teha, sest hiljem on tõesti ainult tegelikult nagu pigem säilitamine ja toetamine ja elukvaliteet. Ja muidugi teine asi see, et kui me ei tea üldse, mis diagnoos siin on, siis me ikkagi räägime ka sellest, et kui me ütleme, et dementsust põhjustavad siin 200 erinevat haigust, siis 10% nendest on ravitavad. Nii et ikkagi see, kui sa oled 10% sees, on ikka suur asi, et arsti juurde tasub ikka juba selle pärast minna, et aru saada, mis on see põhjus, miks mulle näiteks on
ikkagi mingisugused meeleolu kõikumised või mäluhäired või noh, seal võib olla ka noh, näiteks, et ta on täitsa nagu toimetulematu, aga tal võib olla, ongi mingi muu põhjus seal ja see on ravitav, et kõik nagu asjad ei ole ka nii lootusetud. Selle suhtlemise poole pealt mul on ka nagu üks nii-öelda isiklikust kogemusest lähtuv küsimus. Ma olen iseenda ühe eaka lähedasega kokku puutunud olukorraga, kus tal oligi nagu reaalsusest hästi erinev arusaam, et ta oli nagu nii veendunud, et mingid asjad on toimunud, mida tegelikult ei olnud toimunud. Noh, näiteks, et ta oli täiesti veendunud, et meie sugulane sünnitas kaksikud ja noh, tegelikult ei olnud mitte midagi sellist. Ja ma olin nagu hästi segaduses, et kuidas ma peaks nüüd reageerima, et kas ma mängin kaasa ja ta justkui tunneb ennast nagu hästi või siis samas versus ma nägin nagu seda poolt, et nüüd kui ma ei mängi kaasa ja ma üritan selgitada, et sellist asja ei ole olnud, siis see nagu lööb ta täiesti rivist välja. Ja, no kindel reegel on see, et mitte kunagi dementsusega inimesele ei tohi öelda, et seda, mida ta väidab, seda pole olemas või see on täiesti vale. See on noh, kui sa tahad korralikku sõda, siis sa selle saad. ja fakt on see, et kui on nii keeruline see mõtteviis, no tema jääb alati peale. Ja tegelikult, kui sa hakkad siin, nagu ma enne tahtsin ka juba öelda, et kui sa nagu tahad hakata nagu seda tõde väänama tema jaoks, mis on sinu jaoks vale ja tema jaoks õige, siis sa teed ainult talle kahju. Sa teed sellele kontaktile, millest ma enne rääkisin, sa katkestad kontakti, sa tekitad talle ainult halba emotsiooni, ta unustab ära selle, tema unustab ära selle, mille pärast te vaidlesite. Aga ta jääb alati nagu see paha tunne see, et kui sina tuled, siis sinuga hakkan vaidlema. Et ma ei tea täpselt, mille üle me vaidleme, aga noh, sinuga tuleb hakata nagu, et see on see ka hoolduse põhimõte, et kui ma ei mäleta, missugune see täpselt see, mis selle hooldaja nimi seal hooldekodus oli, aga ma tean, kui tuksesse tuleb, mul on rusikad juba püsti, sest et kui ta on nagu, tekitab mulle seda negatiivset tunnet kogu aeg ja ta kogu aeg peab olema kaitses. Et pigem nagu laveerida, sa ei pea seda nagu otseselt tunnistama, et see nii on, aga aktsepteerima, et see nii on ja see on tähtis tema jaoks, et ma öeldagi ka see nii, ma saan aru näiteks, et sa, noh, tema väidab, et mul on siin keegi veel ja miks sa kohvilauda 3 panid, kui meid on 4. Ja siis, et noh, sinu sõber on siin, vabandust, noh, võib-olla me ei näe, aga ma saan aru, et see on sinu oma, eks ole. Et me ei laida seda maha, aga aktsepteerime. Aga kui ta nagu räägib, siin selle kaksikute juhtumi puhul ma võib-olla esimene asi, mida ma kohe hakkaksin mõtlema, et kellel tema elus sündisid kaksikud on esimene mõte. Et dementsusega inimesed, nagu ma enne rääkisin teile ka, et neil on nagu elus palju infokilde, mis tulevad ülesse. Ja kui tuleb, ühest küljest on neil nagu mingid infokillod, mis tulevad minevikust, teisest küljest on neil nagu kõnehäired, lause moodustamise, oma mõtteväljenduse terviku probleemid, siis nad võivadki lihtsalt ühel hetkel öeldagi nagu sinu nime ja kellegi teise sündmus ja räägib sulle. Et see on nagu selline, aga kui ma tean seda tausta, kui ma tean tema lugu, siis noh, mina ja võõrana jääks seda uskuma, eks ole. Aga kui sina lähed, aga siis sa nagu tavaliselt, mida lähed, siis selle jutu peale tead, sa on kõrval, sina tead, eks ole. Et aga samas, kui sa nagu mõtled selle peale nagu natuke eemalt, siis võid mõelda, et kellest ta võiks rääkida, mis taga siin on. Näiteks minu enda vanaisa oli niimoodi, et ta oli minu juures haiglas aga tema naine elas nende talus, kus minu vanaisa oli sündinud, kus kunagi oli tema ema ja lapsed ja siis, kui ta sinna helistas, siis mina alguses ütlesin, et kuule, näe telefon, et helistan vanaemale. Ja siis, kui ma kuulsin, kuidas ta rääkis, temaga rääkis niimoodi, kuidas te seal elate? Kas kõik tööd on tehtud? Ja 10. veebruar oli. Siis ma mõtlesin, et huvitav, et millest ta räägib. Ja siis ma sain aru, ta räägib oma emaga. Et aeg oli tema jaoks siis hoopis 1900, ma ei tea,
60, et väga palju aastaid varem, 70 aastat praktiliselt varem. Et ta ei räägida oma naisega, kuigi mu vanaema ei saanud üldse sellest aru, tema rääkis ilusasti talle vastu, aga tegelikult tema nagu rääkis oma nagu emaga tegelikult, et siin ongi see, et vaadata natukene nagu, et oota, millest ta võiks nagu praegu rääkida, mis on tema ajastu ja siis sa saad nagu parem aru, mida tema nagu mõtleb, eks ole, et mitte kohe, no mis hullujuttu see on, noh, see on täiesti vale, hakata seda maha tõmbama või näiteks ka kui kõnehäire tuleb, et nad räägivad nagu, tahab öelda vorst, ütleb tomat on ju, ja siis kui sa tood talle tomati, siis ta nagu pahandab, et miks sa vorsti, et siis noh, et pole hullu, läks valesti, ütled teinekord, sööd mõlemat, et noh, et kui sa hakkad kogu aeg teda pahandama selle, et sa ütlesid mulle valesti, sa jälle räägid valesti, siis tegelikult ükskord see inimene hakkab vähem rääkima. Ja kui me ei räägi jälle, siis meil tekivad suhtlusprobleemid, me ei saa üldse aru ja võib minna, dementsus süveneb ja rohkem võivad hakata rusikad käiku tulema. Sest et üksteisest ei saada aru, viha tõuseb ja verbaalne suhtlemine ikka maandab kogu aeg tegelikult pingeid. Kui me ei saa verbaalselt enam väljendada, siis meil läheb asi täitsa käest ära. Nii et, aga see tunnetuse põhine elu peab olema. Aga kui me kogu aeg lärmame, kogu aeg kisame, vaidleme, siis me oleme peas ja me ei ole tegelikult tundes ja meil on vaja üksteist tunnetada ja nagu armastada, et siis me saame üksteist paremini aidata. Aga kui, mul on lihtsalt nii huvitav mõelda vahepeal, ma arvan, et sina oskad sellele kõige paremini vastata, et kui näiteks meie, kes me oleme selle dementsusega inimese kõrval, oleme just alguses šokis ja võib-olla kui see esimene hetk on, kus sa kuuled, et ütleb midagi väga imelikku, on ju, siis kuidas see dementsusega inimene ennast ise tunneb? Et kas nemad nagu saavad mingil moel üldse aru, et nendega on midagi nii-öelda valesti või võivad küll saada ja ma mõtlengi ja ma ise, miks ma nii, ma ei tea küll täpselt, miks ma nii, kuidas ma siia sattunud olen sellesse teemas, aga ma ei tea, kuna ma olen siin, siis ma nagu, ma tunnen väga kaasa lähedastele, aga kõik peavad aru saama sellest, et kõige suurem väljakutse ikkagi tegelikult on dementsusega inimesel endal. Et kui meie võime siit kõrvalt öelda, et ta ei saa aru ja ta vaidleb vastu ja ta ei tunneta seda, et tal haigus on, no see on meie kõik oletus. Tegelikult me ei tea. Ja see, kui sa tunned vähemalt nii palju, kui minul ma olen 16 aastat selles valdkonnas olnud ja ma väga vähe inimesi tegelikult näinud, kes suudavad mulle selgitada, mida see tähendab, seda on väga vähe, ma olen neid siiski näinud. Siis see, mida nad tunnevad, siis ma ütlen, et jumal tänatud, kui inimesed ei saa aru, sest see on ikka jube. Sest et ja väga kurb, kui väga paljudel inimestel tegelikult nagu see haigustunnetus kestab kaua. Siis see on tohutu kannatus, mida nad läbi elavad. Seepärast, et see üks naine nagu rääkis mulle seda nii hästi. Ta oli üpriski kaugele arenenud dementsus, aga ta oli haiguskriitika ikka veel olemas. Ja ta kirjutas kõik üles kogu aeg. Ja ma küsisin, et mida sa kirjutad? Ma kirjutan üles, sest mul on mäluhäire. Mõtlen, et kus see tuli, kuidas see hakkas? Ma ei tea, ühel päeval ma lihtsalt ei mäletanud mitte midagi ja ma pidin hakkama kõik üles kirjutama. Ja mõtlesin, mis tunne see on? Ja siis ta ütles, et tead, et see on selline tunne, et ma kogu aeg otsin teed, et kõik tagasi pöörata. Ja ma kõnnin nagu mõnda kitsast purret, mis on nii kitsas, et ma saan ainult jala ette panna. Ja see on udu sees keset järve ja see kõigub. Ole vurde peal, udu sees, niimoodi, ja sa tahad kogu aeg pöörata tagasi, aga sa ei saa, sul lihtsalt jalad ei mahu seal vurde peal, see kõigub kõik. Sul on ainult võimalus tasakaalu asendis seista või edasi minna. Ja siis ta ütles, et ja siis tulevad sealt udu seest, mulle mälestused tulevad välja, niimoodi lupsti hüppavad välja ja nii kiiresti, kui nad tulid, nad lähevad tagasi. Ja siis ma proovin selle saba otsa ruttu kirja panna, et siis ma lähen koju. Ja siis ta oli päevahoius. Ja siis ma lähen koju ja siis ma mõtlen kodus selle üle järgi, et äkki mul tuleb terve mälestus meelde. Ja kas ta ütles, et näiteks, tuli ka või? No seda ma ei küsinud, aga ta ütles, et ma panen kirja need saba otsasid, et mul tuleb mingi mälestuse kild tuleb. Noh, näiteks, ma ei tea,
tuleb sulle mingi naise nimi näiteks on ja mõtled, et huvitav, kelle naine nimi see on ju. Ja siis pärast võib-olla kellegi käest kodus küsid, et kuule, mul tuli üks nimi meelde. Siis kui pärast kodus, et ütled, kas see on su vanaema nimi näiteks, et ma ei aru, et siis räägi mulle mu vanaemast ja siis keegi räägib sulle ja siis annab sulle natuke sinna infot juurde ja siis järsku sul tuleb meelde, et mu vanaema ja nüüd tuli mul meelde see, eks ole. Kas see on enda jaoks ka šokk, kui nad järsku nagu vaatavad, oi, ma ei mäleta ja muidugi, et ongi, et see on, kui sul on veel niimoodi see elu, et sa ise veel tajud ka seda, et siis see on ikka väga-väga raske. See üks naine ütles ka mulle, kes midagi taolist ütles, et see on, et näiteks, et ta ei tahtnud minna päevakeskusesse enam, kus ta käis söömas ja tegevuses ja ta ütles, et ma lähen nagu ma pean 2 trollipeatust sinna sõitma, aga ma lähen nagu 2 tundi varem ära, sest ma pean kodus vaatama, kas mul on rahakott, võtmed, telefon, kas ma panin pliidi välja. Siis ma panen riidesse, jõuan esikusse, vaatan uuesti, kas ma võtsin rahakoti, telefoni, võtmed ja lähen kööki, kas ma panin pliidi välja. Siis ma jõuan trepist alla, ma mõtlen, kas ma panin pliidi välja, ma lähen tagasi, siis ma vaatan veel, kas ma võtsin telefoni, rahakoti ja võtmed, siis ma lähen trolli, trollis inimesed vaatavad imelikult, siis ma sobran oma kotti, siis ma otsin oma rahakotti, telefoni ja võtmeid. Siis ma jõuan päevakeskusesse. No ütles, et väga tore. Seal ma saan suppi ja praadi ja mõnikord antakse veel koju kaasa. Ja siis ma lähen sinna eakate mingisugusesse rühma ja siis ma ei taha sinna minna enam. Ma ütlesin, miks? Seepärast, et huvijuht või kes seal oli, küsib meie käest, et palun meenutage meile oma eelmist nädalat. Ja siis ta ütleb, et teate, vaadake, mulle väga meeldis see, kuidas ta rääkis, et vaadake, ma olen eluaeg olnud aus inimene. Ma pole mitte kunagi valetanud. Aga vaat siis ma pean hakkama valetama, sest ma ei mäleta, mis ma just tegin. Ma mõtlesin, et aga mida te siis tahaksite, et teie käest küsitaks? Et ütlesid, aga mulle meeldiks, kui mu käest küsitakse, et kuidas te ennast praegu tunnete, sest praegusel hetkel ma oskan nagu vastust anda. Aga kogu lugu oli tal ikka see, aga ja küll see seltskonnaks ja supiks, aga kujutate ette, kui ma tagasi jõuan, ma olen nii väsinud, et teie jaoks minna ühte poodi käia, osta piimäära pole midagi, eks ole, aga minul on see nii, et ma pean seda tegema nii palju, et see võtab me vaimselt nii väsitavaks ja vahel muidugi ütles ka, vahel on ka see, et ma tulen välja ja ega ma ei tea, kuhu poole minna ja vaat see on hirmutav ja siis nad tegelikult ise, kui nad tajuvad seda, et see suunataju on kadunud, mälu on nii kehva, ise tajub seda, nad tegelikult ise ei tahagi enam kuhugi minna, et nad jäävadki ise koju ja siis tegelikult see haigus süveneb rohkem, et seal oleks vaja tugiisikuid, kes need viiksid, teaksid ja neid nagu sotsiaalselt kaasaks, siis nad meeldib suhelda, aga neil on selle organiseerimisega suured probleemid ja see on tegelikult jälle kõik selline asi, kus saaks nagu aidata. Ja see tegelikult nagu iseenesest on turvalised, sest ta seda pliiti ju kogu aeg kontrollib, eks ole, ja ta on hästi korralik, ta saaks nagu, kui tal oleks ette kirjutatud ja pandud kõik rütmi, siis ta saaks hakkama endaga. Aga jah, et sellised probleemid on neil, et see on nagu, kui me leiame sellised inimesed, kes meile suudavad anda sisendit, mis on nende vajadused, nende olukorrad, siis on see, kus on kõige parem teenuste arendamine. Mitte seda, et meie arvame, et teile see sobib ja teile sobib nii ja teil on need probleemid. Et nemad peavad ise tegelikult rääkima, ise andma hääle, aga meil on nagu keeruline. Siis ma räägin nende eest, ma annan neile hääle. Mõtlen ka, kuna sa oled tegevusterapeut, et mis siis nendega teha saab, mis neid toetab või kas see on see, millega sa siis tegeled? Praegu juba tegelikult ütlesingi, eks ole, näiteks kui on varane selline ajataju, suunataju või sellised, seal aitavad kõigest nutiseadmetel saab jälgimist panna, saab meeldetuletusi panna, kõik visuaal, sellised reaalsusele nagu suunatud teated, märkmed, kellad, kalendrid. Üks tore algava dementsusega naine ütles, et mis te arvate, et munakella kasutan munakeetmiseks. Et ma kogu aeg panen seda igale poole, et mul on nagu vaja taimerit, et meelde tuletama midagi, ma jälle kuskile panin keema või tegema, eks. Et
et muidugi tuleb siis ka panna selle munakella kõrvale mingi silt, mis mille jaoks sa selle et noh, näiteks kas või see, et ma pean kellelegi tagasi helistama, noh, ja siis ma panen kirja, helistan tagasi kell see ja see, siis panen endale munakella. Sest et kui mul on lühimäluhäired, siis ma ei helista tagasi. Et noh, igasuguseid neid minu meelest, mina näiteks teen kogu aeg endale nimekirjas, kui ma poodi lähen, aga ma märganud, et paljud eakad ei tee, siis neil on tõesti meeles. Ja siis ma nagu imestan, et issakene, mina küll ei jäta meelde, aga neil on uhkusasi, et neil peab meeles olema, mõnikord ma tunnen nagu. Et ma ikka ütlen, et no see ei ole nagu häbi, kui sa paned kirja, et pane kirja ikka, et minul on kõik kirjas, et ma lihtsalt nagu noh, tänapäeva elu on hoopis teine, et sa lihtsalt ei jõua nagu kuhugi niimoodi. Aga nendel on teistsugune aeg ja noh, et tuleks panna kirja kalendritesse, nähtavatesse kohtadesse niimoodi, aga kui juba läheb keerulisemaks, noh, kuidas saab toetada, noh, minu peamine toetus, nagu ma enne ütlesingi, noh, see kodukeskkonna kohandamine on tähtis, et näiteks kas või see, et tuleb ohtlikud asjad ära panna. Näiteks toiduäädikas tuleks kodust ära visata. Noh, kui palju sa seda äädikat ikka vajad. No, kui see seene hooaeg on, osta uus ja tee ära ja ülejäänud kalla ära. Sellepärast, et mürgistused on mitte tähtsad, vaid ohtlikud. Et tähtis teema on. Et miks? Sellepärast, et ega nad ei taha äädikat juua, nad vaatavad, et see on vesi. Et nad jälleks on see info töötlemine, et mis pudel see on seal läbi paista jõusa, siis on vesi, eks ole. Ta annab nagu tähenduse sellele, ta ei loe enam. Ja võib-olla ei olegi silti, me ei tea, eks ole. Et sellised nagu noh, gaasid tuleb kinni keerata ikkagi ja noh, kui seal on nagu ja muidugi mida ei tasu teha on see, et ma näen, et mäluhäire on ja siis ma hakkan kodu ümber kohandama liigselt ja talle uusi seadmeid tooma, et kuule ema, et näete, et ma tõin sulle, sul on see keeruline selle gaasipliidiga nüüd siin vett keeta, ma tõin sulle veekeedu kannu, vajuta nuppu ja asi on korra, saad kohvi teha. Aga tegelikult, kui meil on juba korralik dementsus välja kujunenud selline, kes ei jäta meelde uusi asju, siis tema kombineerib. Midagi pidi hea asi olema, jäi meelde. Kannu moodi. Kann käib kuhu? Gaasipliidi peale. Ja siis vot see on see väga suur oht, et pigem, kui ta on harjunud selle kastruliga tegema seda vett seal gaasipliidi peale, ta teeb kõiki asju õigelt, jätkata samamoodi võimalikult kaua, kui tules enam välja, siis tuleb üldse veekeedule lõpp teha, eks ole, et noh, et lihtsalt peab mõtlema siis üldse, kuidas seda ohtu nagu vältida, et see tulekahju tuleb. Noh, igasugused nupusüsteemid, kukkumisandurid on ka nüüd tänapäeval juba saadaval ja kohalike omavalitsused ka need tegelikult pakuvad. Noh, selline, noh, mis seal võib siis veel olla erinevaid. Noh, kukkumine ongi üks suur probleem tegelikult, ja noh, pesemine ja sellised asjad, neid ei taha hästi pesta. Nad ütlevad ühele lapsele, et ma käisin teisega ja teisele ütlevad, et ma käisin teisega ja siis lõpuks on need pesemata ja nagu keeruline. Noh, seal on palju probleeme, ei oskagi kohe niimoodi välja tuua. Aga noh, mida me ikkagi teeme, me pigem toetame just neid pereliikmeid, et selle suhtlemise nippida tõesti, kuidas siis suhelda, kui ei taha ühte, ei taha teist, ei taha, et võib-olla selle perearsti juurde minemisega ja arsti juurde minemisega oli lihtsalt see, et noh, temale öelda, et minna mingid, näiteks kui seal oli südahaige või põlvedaiged, et lähme seda kontrollima, aga tegelikult kogu see anamnees tuleb perearstile või neurologile või kus minnakse diagnoosima saata e-mailiga ette, et tema juba teab, et siis see on ka tegelikult keeruline, et muidu kui ei ole seda infot ees, siis minna temaga sinna arsti juurde, tema ees hakata nüüd kõike seda rääkima, siis tuleb sealt üks peretüli ainult, eks ole, et pigem seda teha niimoodi, nendega olla võimalikult nagu tundlik või et mitte neid nagu viia kriisi, vihastamisesse, eks ole.
aga kui levinud üldse dementsus on? Kas see, mõtlen, täna on mingis mõttes vist ühiskonnas nagu tunne justkui see oleks paratamatus, on ju, et käib kaasas, aga tegelikult see vist ju päris kõigil ei ole. Ei ole ja dementsus ei võrdu vananemine, et see on ikkagi konkreetselt mingi haiguse seisund. Need haiguseid võib olla palju, mis põhjustavad veresoonkonna haigused, vaskulaarne dementsus kujuneb välja veresoonkonna pikaaegsest haigusest. Alzheimer võib olla see taust, Parkinson olla levikeha, kesta dementsus, frontotemporaalne dementsus, mingi trauma. Palju on erinevaid haigused, mis võivad sellele viia ja see, mida tegelikult prognoos on tulevikuks ikkagi väga kurb, tuleb aina juurde ja teine asi ka see, et kindlasti jääb on vanemaid inimesi, kuna meie ühiskonnad Eestis on ka vanemaid inimesi tuleb juurde, aga ka tegelikult noored on ohustatud, sellepärast, et ikkagi meil on siin ka ennetuse brošüür, kodulehel on seal kõik saadaval ja siin on väga hea Anne Kerge kognitiivne et siin on dementsus ja riskitegurid ja ennetus, et me selle tegime ja see on väga hea materjal ja siin eakad tulevad küsima meie käest, et mida me siis saan dementsuse ennetuseks ära teha. Kui sa oled juba jõudnud üle 70 ja üle 80, super, sa oled jackpotis, sa oled elu ära juba saanud elada ja sul muud ei ole teha, kui tegelikult hoida seda, mis sul on, eks ole. Aga dementsuse ennetus tegelikult ikkagi hakkab siit tööealiste lapse ja siit, et kui me mõtleme praegu selle peale, kuidas elasid need inimesed, kes praegult on meil siin eakad, kui palju nemad liikusid, toitusid ja kuidas meie noored elavad. Et siis see on kurb, seda ei kujuta tegelikult, meil on mingid prognoosid, aga tegelikult ette ei tea, mis üldse saab. Sest südamehaigused kindlasti on meil suur risk, et me ei anna oma südamele piisavalt koormust, me ei söö korralikult, me ei liigu korralikult. Üks asi on see, et me suhtleme ju, me ütleme, et oi, mul on nutisaade ju kogu aeg käes ja ma suhtlen kogu aeg, aga vaata, me oleme loodusosa. Kas me oleme selleks niimoodi arenenud, et me suhtleme näppudega. Ikka suuga peaks olema. Et kõne, suhtlemine, ja kui me suhtleme tavaliselt nuppudega paljud, siis me oleme oma kodus üksinda. Aga tegelikult me oleme sotsiaalsed, kui ma olen teiega siin, mul on hoopis teine vibe, kui ma oleks praegu veebi kaudu, eks ole. Et muidugi sest me resoneerume, me tunnetuslikult, meil on oma energia, mis me praegu siin vuhab, siis teine asi, et me moodustame ju lauseid ja see on kognitiivne tegevus. Ma pean mõtlema ja suu panema kõik liikuma ja siin kätega vehina peale, et selles mõttes me oleme loodud rääkima ja siis meie aju on aktiivne, aga kui me ainult toksime, siis meil on osa ajust jällegi passiivne ja me võidame sellest, et kui me kogu aeg loome ühendusi oma ajuosade vahel ja hoiame neid oma ajurakke ja neuroneid, mis on siis töös ja neid seal tekivad omad igasugused sellised kanalid, et mööda neid kogu aeg siis suhtleme ja ühesõnaga, meil on vaja hoida kõiki oma ajuosasid koostöös ja neid aktiivsena hoida, aga kui me ei tee seda piisavalt ja oleme, teeme väga, väga hull on kõik see alkohol, kõik need mõnuained, veipimine, see on tohutu mürk, mida sisse endale tõmmatakse iga päev ja rohkem kui tegelikult, kui neid veipe ei olnud, suitsetavad noored ja psühhiaatrid juba on ka öelnud, et tegelikult
see, mida see aju saab kannatuse, need on pöördumatud. Näiteks, kui te teate, eks ole, nagu Ozzy Osbourne oli, eks ole, ta tegi ka palju narkootikume ja tegelikult te nägite, milline ta oli, eks ole, ta küll oli võib-olla narkootikumidest puhas, aga tema motoorika oli ju kõik hästi jäik ja see oli kõik selle tagajärjed tõenäoliselt, mis pärast võib-olla siis väljenduski mingi muu, see tähendab parkinsonistlikke tunnustega, eks ole. Aga see, muidugi me nagu noortena tahame möllata ja lõputseda ja kõik, eks ole, proovida ja siis on kõik fun, aga me võime teha endale väga suurt, väga palju liiga. Nii et see on hästi tähtis viia ennast kurssi, mis on dementsuse ennetus ja see ongi tegelikult nagu tähtis, et hoolitse liikumisest, suhtlemisest, toitumisest, vähenda stressi, ära tarbi ainult kogu aeg iga päev neid sõjauudiseid, et tõesti ausalt öeldes võiks Eestis televiisorist rohkem ka mingeid muid uudiseid lasta kui ainult sõjauudiseid, seepärast, et see kogu aeg see depressioon tungib meile sisse, me peame ise valikuid tegema, et tõesti, pange seda telekat tööle. Kuulake muusikat, vaadake häid filme, käige looduses ja hoolitsege oma südame eest, sest südame eest hoolitsed, siis hoolitsed ka nagu aju eest. No kuna sa tegelikult rääkisid juba nii palju ära, mis mul siin küsimused järjest siin olid, et kuna me juba liikusime selle ühe nagu, täpselt meie ühe selle viimase teema juurde, mis olid ka noored ja miks me seda hästi palju puudutada tahtsime, on see, et sellest ei räägita nii palju, siis kuna sa juba rääkisid tegelikult väga palju sellest ära, siis ma mõtlesingi, et võib-olla sa tood välja just mingid paar sellist põhilist asja, kuidas me ise saaksime, ma ei tea, midagi paremini teha või mitte midagi teha, et tulevikus seda dementsust nii-öelda kaugemale lükata. Või seda üldse vältida, et ma ei tea, kas see on nagu võimalik üldse seda nii-öelda vältida täielikult. Jah, mina arvan niimoodi, et üks naine küsis, kes tuli meile tugigruppi, et mu emal on dementsus ja mul on kõige suurem probleem, kas mul on ka nüüd ja kas mul on risk. Ja kõike, mida ma kõike pean tegema, et ma seda ei saa ja need on päris pitu inimest, mitte ainult üks. Aga mina ütlen selle peale, et kõige suurem, see, kui sa nii hullult muretsed selle dementsuse saamise üle, siis see on juba üks riskitegur, et sest see on stress. Et kui sa nii väga muretsed, et ma käisin nüüd seal võib-olla geenitesti tegemas ja issand, mis haigused mulle nüüd kõik tulevad, siis see ongi stress ja kui sa tekitad oma ajusse tohutu stressi, siis see oli juba üks põhjus, miks võib mõni haigus avalduda. Kõige tähtsam elu mõte on meil üldse siia maailma tulla, on elada. Ela, aga ole nagu teadlik, kuidas tervislikult elada. Et kui me kunagi 90-ndatel läksime iseseisvaks, mina olin siis laps, teid võib-olla polnudki veel, et see hakkas väga tähtis liikumine, kaalu jälgimine. Aga nüüd oleks tähtis liikumine, tervelt elamine, aju tervislikult elamine, sest et üks noormees küsis mu käest, et oi, kas aju on siis ka organ ja kehaosa ja et ta tõesti nagu kaelapidi ripad sinna, see pea meil on, aga ta on täpselt samasugune organ nagu kopsud ja süda ja et ta on meie veresringega seotud, et ta täpselt samamoodi ei saab mürgistatud süda kui ka aju, kui sa suitsetad või jood ja samamoodi mõjutatud, kui sa ei liigu. Et mõtle välja selle peale, et mis on su mõtted, tahaksid saama lapselapsi näha. Me ei tea, kuidas me elame, homme päev võib juhtuda õnnetus ja me ei tea, aga igal juhul enda poolt teha see, et ma näeksin oma lapselapsi ja saaksin elust osa, saaksin reisida ja nii edasi. Ja ma ei tea, igal ühel on omad mõtted, miks ta siin maailmas elab, ja kui kaua ta tahaksin elada. Ja nagu probleem on tõesti see ühest küljest, et me elame kauem, aga me elame siis kauem haigena. Et kas me tahame niimoodi?
et võib-olla võiks nagu, sest see, kuidas me praegu noortena elame, selle kaudu me määratleme ära väga palju selle stsenaariumi, kuidas me siis vananeme ja kui haiged me tulevikus oleme, on ju. Noh, seal on oma päriliikus kindlasti ka seotud, aga kui me anname selle päriliikusele nagu ainult ise hoogu juurde, siis garanteerin, et teil kõigil on varuga juba odavalt, et teil nagu ravimikarbid, eks ole, et teil on juba kõik noh, võib-olla tulevikus igast ratastoolid asjad olemas. Läheb vaja. Et see on juba posttuumor, eks ole. Aga noh, selles mõttes, et see on meie enda kätes ka väga palju. Et just tehti ka OSCE on üks selline Euroopa uuringud. Eesti kohta tehti uuringud. Eestis need potentsiaalsed dementsuse juhtumid, mis meil nii on tulemas, neid saaks 50,2% ennetada. Just sellega, jah, kui me teeksime täpselt selle ennetuse brošüüri järgi või selle nende põhimõtete järgi, et me saaksime ennetada seda suurt massi, mis praegult on öeldud, et 10 aasta pärast on 38% dementsuse juhtumeid rohkem kui praegu. Ehk siis praegu on kuskil umbes 27,000–30 000, aga siis saaks olema juba 37,000–40 000. Ja see on 10 aasta pärast. Et noh, me ei räägi üldse sellest, mis on 2050, mis need prognoosid üldse maailmas on, 3-kordsed ja ka siis see 2050 ei lõppe. Öeldakse ka seda, et iga 10 aastat tagant 3-kordistub see number. Mis see siis võib olla, kui ta on 2100, siis see juba on nagu noh, väga, noh, ütleme ikka väga hull, et tuleb teha juba praegu ja rohkem rääkida tõesti sellest liikumisest ja tervislikust eluviisist ja teadlikkusest, et tegelikult mina ütlen seda, et meie noored on väga nutikad ja nad võtavad hoobilt ja on väga terviseteadlikud ja väga tublid, nii et oskavad küll endale režiime panna ja olla nagu programmides ja nagu ennast jälgida ja et ma usun, et see asi on pigem teadlikkuse taga, et me lihtsalt ei jõua igale poole ja neid inimesi, kes sellest räägivad, on vähe. Ma tahan korraga kiirelt puudutada veel seda teemat, et ma nagu põgusalt olen kuulnud või tähele pannud, et kas see on ka päriselt teema, et on noori, kellel on dementsus. Ehk siis, et mitte, et me nagu eluviisiga tekitame selle, et see vanaduses tekib, vaid et on päriselt. Jah, et seal võib olla taga see degenereeruv haigus, et tõesti on, aga ma ei ütleks, et need võib-olla Eestis on nii palju. Okay, et pigem nagu haruldane ja nagu kui meil oli siin eelmine aasta septembris me näitasime 2 korda sellist filmi nagu Human Forever, mis on nüüd uus film 2023 tehtud. Me proovime nüüd seda näidata, järgmine nädal on see Raplas ja siis septembrikuus, kus on Alzheimeri kuu, me proovime seda näidata veel ühe korra Eestis ja kutsuda ka autorid, me proovime temaga nagu kokkuleppele saada. Igatahes ehk näitab seda ka meie ERR seda ja seal filmis on näidatud neid noori dementsusega inimesi. Et noh, küsimus on nüüd, et mis on sinu arvates noor, et minu jaoks on noor ka 51 ja 61, et kui sa sellist vanust nagu mõtled, siis see on meil Eestis olemas. Aga kui me räägime võib-olla nagu 20, ma ei ole võib-olla on, aga ma ei ole kokku puutunud nii väga, aga muidu traumajärgsed kindlasti on, jah. Traumajärgsed, et ikka on need autoannetused või kukkumised või sellised asjad, et neid ikka on, et noh, selline ajukahjustusega ja niimoodi, et loomulikult need on. Aga võib-olla sellised degenereeruvad, alla 30 praegu me ei oska välja tuua, aga kui me räägime üle 40, siis need kindlasti on, et need on ka selles meie ajakirjas on praegu siin 2026 ajakirjas on siis lugu ühest
ühest emast, kes siis sai 51-aastaselt diagnoosi. Ja tema lugu saate lugeda siit meie ajakirjast dementsus.ee-s. ja ta suri juba 56-selt, vist oli siin, et ei jõudnud oma 60. sünnipäevani. Okay. Et selles mõttes jah, neid on küll ikkagi, aga õnneks mitte palju. Ja saab ikkagi midagi vähemalt ennetada, natukene ise muuta elust. Jah, et just need dementsused, mis puudutavad selliseid nagu elustiili dementsus, et need degenereeruvaid, me ei tea ju täpselt, kust nad tulevad ja miks nad tulevad, aga need vaskulaarsed ehk südame-veresoonkonnad ja sellised elustiili tulevad ja alkoholi dementsused ja kõik sellised traumaatilised, sest mõnikord need traumaatilised dementsused on ka seotud elustiiliga. Et selles mõttes ikkagi saame ära teha küll nagu enda jaoks midagi. Kas, jah. Nii, ei sa võid. Ja ma mõtlesin, et äkki nagu siin lõpupoole on mingeid soovitusi kanda neile, ma just mõtlen võib-olla, kes nagu kuulavad ja mõtlevad enda eakamate lähedaste peale, et kas on nagu mingeid siukseid punkte, mida võib-olla nüüd mõelda, et kui nad järgmine kord näevad oma eakat lähedast, et mida nagu jälgida või mõelda, et kas et tõesti midagi on äkki jäänud märkamata, et korra käia selline list läbi nii-öelda enda peas, et kas nende asjadega on hästi, et on mingid siuksed nagu peamised asjad, mida võiks jälgida või mõelda. Et võib-olla ongi see, et kui me küsime inimese käest näiteks selliseid küsimusi, kus ta saab ainult jah ja ei vastata, siis me ei saa infot. Et panna ta natukene keerulisemad niimoodi selliseid lauseid vastama, et ta peab selgitama midagi või meenutama midagi või kirjeldama midagi, et kui sa küsid ainult, kuidas sul läheb, kas sul on kõik hästi, jah, kas sa oled söönud, jah, et siis on nagu ei saa tegelikult tema kohta seda informatsiooni. Mis on tavaliselt kõige keerulisem esmane ikkagi on, et see, kui enne ütlesin ka, et need lühimäluhäired, et ajataju, mis päevad on, mis nädal on, neid ei oska vastata. Üldjuhul. Ja siis ongi nagu tegelikult see, et me muidugi siis võime ise hakata ka, kas sa ka mäletad, kui sa oled siin kogu aeg siin ühtemoodi külm jaanuar ja pime ja kas sa ka tead. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. Et me ikkagi teame, kas on jaanuar või veebruar, mis aasta on. Et kui see on kõik nii ümmargune, nagu tõesti oleks inimene nädal aega palavikus olnud ja sa tead, et ta ei ole, siis on ikkagi midagi võib-olla kahtlast. Et ja teine asi, mis kindlasti on aga minu jaoks märkimisväärne, kui sa midagi küsid ja ta vastab sulle nähvavalt ja tõrjuvalt, et mis siis sinu asi on? Mingi politseinik oled või? Et kui ta nagu mõne lihtsale küsimusele vastab väga tõrjuvalt ja siis see on ka tegelikult oht, et ta nagu, see ei ole mitte see inimene, vaid see on nüüd see haigus, mis tõrjub su eemale, et siis jääda märkamatuks. Ja siin just täna oli mul üks nõustamine tegelikult, kus küsiti, et inimene elab päris kaugel oma perest, teises Eesti otsas ja telefoni ainult on sõimamine. Ema on nagu haigeks jäänud ja vaat see on täpselt see sümptom, et tegelikult ei sõima ema, vaid sõimab haigus. Ja siis haiguse eesmärk ongi, et sa ei tuleks. Et sa läksid riidu, et sa ei tuleks, et sa jääks kaugeks, siis tema saab toimetada ja laastada seal seda inimest, teha talle kahju palju. Et tegelikult, kui me näeme, et on selline sõimamine, siis selle alltekst on tegelikult inimesel endal see, et palun tule, mul on väga paha olla, mul ei ole kõik korras, ma ei saa selle haigusega hakkama. Ja minna sinna, mitte selle hoiakuga, et mis sa siin nüüd siis teed või, vaid et minna rahus, tunnetadagi, et miski on teistmoodi. Ja mina olen ikka alati olnud nagu tugigrupides ja lähedastel, et kui sa hakkad sõimama vastu riidu lähete, siis sina oled tegelikult riius selle haigusega ja sa jätad selle inimese, kes on selle all vaevas tähelepanuta. Ta lihtsalt eemalt vaatab,
kaklete siin omavahel, aga mind ei märka tegelikult on ju, et ma ütlen, ära mine närvi, jää rahulikuks, sest siis oled sa oma inimesega kontaktis ja mõnikord see eristada seda haigust ja inimest saabki nii ja siis sa näed, kuidas, kui sa tajud ära, ahaa, see on haigus, siin kisab praegu haigus, mu ema tegelikult nii kunagi tegelikult ei teinud, siis sa võtad haiguselt jõu ära ja ema saab nagu hakata rohkem ka nagu välja tulema sealt tagant. Et noh, see on selline huvitav natukene creepy jutt, mis ma räägin. aga see ongi nagu see haiguse eristamine, et kui sa nagu lähed väga närvi, siis ja annad tegelikult haigusele nagu oma energia, haigus plaksutab. Yes, siis tema tuli siia võtma terve pere. Et tema võtab nagu haigusena selle dementsuse Alzheimeri puhul näiteks ma räägin, et võtab selle haige inimese endale, aga ta tahab ka teid, aga muidugi te ei saa otseselt Alzheimerit, aga saate lähedasena nagu selle depressiooni läbipõlemise jõuetuse. Nii et no see on nagu öeldaksegi, et see on nagu perekondlik haigus. Lähedaste haigus on seda, isegi nimetatakse, et nad nagu saavad, kõik saavad sellest suure tabamuse. Aga ma arvan, et on hea koht see või tegelikult istus kokku tõmmata selles mõttes, et ei, aga ma tahtsingi just öelda, et võib-olla nagu viimase sellise motiveeriva küsimusena ma küsingi, et kus siis võib-olla pöörduda, et kui tunned, et enam ei saa üksi hakkama, et kus need lootuskiired on? Et ikkagi peaks pöörduma oma kohaliku omavalitsuse poole, ma mõtlen, et sealt võiks tulla tugi. Perearstid võiksid jagada tuge ja nõu rohkem. Ja kui ei oska, siis www.dementsus.ee, et meil on infoliin esmaspäevast reedeni, vastame küsimustele, meil on nagu niimoodi isegi usaldusliin, et me ei anna ainult mingisugust nõu niimoodi, et helista sinna, mine sinna, vaid me tegelikult nõustamegi peresid aastate viisi tervel teekonnal ja pärast surma ka. Et kui lähedane sureb ära, siis ei ole nii, et lõppes nõustamine, et ka pärast seda leinaperioodil ja samamoodi tugigrupid, eks ole, on meil piirkondlikult dementsus.ee on meil kalender, üle eestiline kalender, meil on üle 30 tugigruppi, kes tugigruppi kohale minna ei saa, meil on veebitugigrupid, kes ei taha tugigruppi tulla, tahab anonüümsemaks ja meil on personaalne nõustamine, noh, infoliin on samamoodi anonüümne, aga perekondlikult teeme ka personaalseid nõustamisi. Ja nii ongi, et ma usun küll, et saab abi ja meil on hea koduleht, kus saab palju lugemist. Nii et seal on ajakirjad, kus on ka lähedaste lugusid, professionaalseid nagu artikleid. Meil on eelmine aasta tuli ka välja Vabalt ja väärikalt käsiraamat nii lähedastele kui spetsialistidele, et siin on kõik see jutt tegelikult sees, me täna rääkisime. Et ja no mina ütlen, et tegelikult kui sa nagu saad need nõksud kätte, see mälestustöö ja oskad neid tuua, neid rikastada seda elu muusikaga ja mis selle inimesele meeldib ja et siis tegelikult on dementsusega inimesed sama emotsionaalsed ja rõõmsad nagu meie, et lihtsalt peab natukene ennast kurssi viima, et kuidas see käib. Aga jah, väga tore episood selles mõttes, et tegi kindlasti palju teadlikumaks. Aitäh, et mul on siin, te ei küsinudki, et miks sul see käevõru on. Ma vaatasin korra, ma mõtlesin ka mingi moele. See ongi sellepärast, et ma alati, kui ma käin kuskil, siis ma panen need, mul on erinevad värve need, täna natuke selline, et see on dementsusega inimeste tehtud, et nad sorteerivad ja siis õmblevad, et mõni võib-olla sorteeris seal ja siis mõni teine oskas seda siis ka õmmelda, et need on see kummi peale nagu, ja siin on näha ka tegelikult, et see on enda tehtud, et see on selline mitte nagu võib-olla nii täpselt, et kord on siia pandud nööpesi. Aga jah, et selles mõttes, et neile meeldivad sellised lihtsad tegevused, aga võib-olla sellised, nööbikarpides meile meeldib kõigil sobrada, nii et
hoiab aktiivsena. Jah, et selliseid roosasid jänkusid ei ole nagu alati mõtet eakatele panna, et pusled on ka keerulised, sest et jah, pigem nagu soovitan selliseid tegevusi, mis neil on tuttavad ja elulised. Ja see käeehe on minu arust tehne näide sellest, et seal võib olla peidus nii mõni kanne, sest meid pettis ära, ma ei tea, ma poest ostaks seda päris kalli hinna eest võib-olla nii mõnigi. Et nad oskavad hästi ilusaid asju teha, kus neid juhendada ja anda neile võimalust teha, et mina olen küll inimestega, kes võib-olla ei saa aru, kus nad on või kuidas enese eest hoolitsemise toiminguid teha, aga annad neile õmblusmasina ette ja nad teevad sulle laudlina ääred nii ilusasti palistavad ära, et sa ei saa ise nagu vabrikus, et tal on see, kui ta on selle erialalt seda õmblemist teinud või ta on seda asja teinud oma elus, et neil teatud oskused säilivad lõpuni väga hästi, nii et lihtsalt neid tuleb välja otsida, et mis neile nagu sobib ja mis neil on hästi, et ei ole niimoodi, et kõik on halvasti. Olgu, igal juhul suur aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et kutsusite. Ja palju edu ka kõige selle tegemisel ja toimetamiselt, eks see kindlasti on keeruline, aga see on kindlasti hea nendele inimestele, kes seda abi vajavad. Aitäh teile! Aitäh! Ja meie kohtume juba järgmine nädal.